Masin masina vastu. Nüüdsest sõjast rääkides ei öelda enam mees mehe vastu, vaid masin masina vastu. Aga tõepoolest õigustab olev sõda viimase ütluse ainult pooleldi. Sest kuigi masin praegu vast mõõdu andvat osa etendab, nõuab sõda ometi lõpmata palju ohvreid elavate inimestena. Aga teadus ja tehnika jõuavad kord ehk sinna maale, kus tõepoolest tegelikult ainult masin masina vastu töötab, kus masin võidud ja kaotused otsustab. See arvamine on muidugi päris fantastiline, utoopiline, kuid paar sõna minu utoopia põhjenduseks. Ma lugesin umbes järgmist. Juba mõni aasta tagasi leidis keegi Saksamaa teadlane aparaadi, mille abil maal olles merel laeva võib juhtida. Teised pöörasid kohe tähelepanemise selle peale, et nõnda vaenlase sadamasse lootsiku lõhkeainetega võib läkitada ilma, et lootsikus ainuski inimest vaja oleks. Nii hästi tüüri kui ka mootori panevad liikuma elektromagnetid, muidugi terve rea rataste ja hoobade abil. Sõiduriistal on 2 masti nõutavate aparaatidega, mille kaudu energia kohale saadetakse, mis soovitud viisil ja sihil töötab. Lootsik ristleb merel mitme versta taga ja tuleb siis uuesti sadamasse, nagu seda kaldav asuv mehaanik tahab, kes lootsiku juhtimiseks aparaadi nööpidele vajutab. Nagu veelaeva, niisama võib ka õhulaeva maalt juhtida, võib teda lasta kaugel laotuses ümber lennata. Määratud paigal pommisidki pilduda ja siis jälle endisesse paika tagasi tuua. Ka siin töötavad elektromagnetid, mis maalt traadita saadetud signaali abil käima pannakse ja mis laeva tüüridele, liikuvatele pindadele soovitud seisaku annavad. Vaadake, siin peitubki minu utoopia alus. Tänini pole veel sõjas ei sarnastest automaatilistest, lootsikutest ega ka aeroplaanidest kuulda olnud. Tähendab, leiduste praktiline tarvitus seisab alles lapse kingades. Peab pisut ootama. Ühesõnaga kannatust. Varsti muutub sõda päris kultuuriliseks. Sõda saab rõõmsaks ja värskeks. Siis jäävad inimesed, see tähendab sõdijad maale oma aparaatide juurde. Ainult laevad ja aeroplaanid saadetakse nende peal olevate suurtükkide, torpeedode ja pommidega võitlusesse. Sest kui sõiduriistu endid kaugelt võib juhtida, mis takistaks siis ka nende sõjariistu otstarbe kohaselt tarvitamast, kuigi inimene sõdija ise 10 verstade taga asuks. On ühe vastase laevad purustatud, põhja ja maha aetud, siis peab ta iseeneseski mõista alla vanduma, sest mis võiks ta vaenlase masinate vastu. Masinatele võib ainult masinad vastu seada, aga nende soetamine nõuab aega. Masina vastu ei aita ei inimeselik jõud, julgus ega vahvus, sest masin on ikkagi igast elavast tugevam, julgem ja vahvam. Masinal on vanapaganlikult jõudu ja tema julgus on muinasjutuline. Siin võiks kaheldes küsida, kuidas võib sõiduriista merel ja õhus seal juhtida, kuhu inimese silm vaatama ei küüni. Õige, see on kõva pähke lammustamiseks, kuid kuulus Marconi tõttab meile oma toetajatega appi. Te teate ju, mis juba on tehtud. Inimese hääl kantakse ühest linnast teise. Penikoormate taga süüdatakse lambid põlema. Sõitva laevaga, kiirrongiga või aeroplaaniga võib mõttevahetuses seista. Sadade verstade taha võib joonistusi läkitada, võib kirjutusmasinaid töötama panna, võib ülesvõtteid teha, kellasid helistada, pimedaid ruumisid valgustada, traati kuumaks ajada, mäekaevandustes plahvatusi sünnitada.
ilma et töötava energia edasisaatmiseks traati või mõnda muud nähtavat vahendit tarvitataks. Ning lõpuks Marconi olevat aparaadi leidnud, millega sõna tõsises mõttes läbi seina ja ka kaugusesse võidavat näha. Niisiis, ruum kaotab silmaga vaatamisel oma tähenduse. Nõnda võiksime viimaks niisama hästi ümber maakera vaadata, nagu me praegu sõidame või telegrafeerime. Ja mis keelaks meid siis kas või Kesk-Vaikset ookeani merelahingut või kes Saharat õhulahingut andmast, kuna me ise Berliinis või Londonis aparaatide juures istume. Lõhnav mokakohv, muidugi punase turbaniga türklase valmistatud nina all ja suitsev Havanna hambus. Aga mitte ainult seda. Isegi maasõja võiksime põhjalikult reformeerida, kultuuriliseks teha. Nüüd ühendame võitlusliini üksikud osad telegraafi ja telefoni abil ning piiratud kindlustes saame teateid õhulaevade ja traadita telegraafi kaudu. Tulevikus ei saada meie enam mehi sõjaliinile, vaid ainult masinad, mis töötavad automaatlikult. Automaatlikult juhitud masinatega veame ka laskemasinatele moona ning sõda käib nii kui Vene vile. Ise käime lahingute ajal tsirkuses või kinos, jookseme ise võidu või laseme hobuseid võidu joosta. Kui meil ainult varandust jätkub, siis ostame Macroni täiendatud aparaadi, istume kaarte mängides laua taga ja heidame vahetevahel pilgu lahinguväljale, kus masinad meie eest ennast salgavalt surevad. Lahingumüra kuulamiseks pole mingisugust aparaati tarvis, sest see kostab selgesti ka sadade ja tuhandete verstade taha. Siis on ka ajajärg kätte jõudnud, kus mitte ainult masinate leidjatele aumärke ei annetata ega ausambaid ei ehitata, vaid kus ka masinate kangelasmeelest suured paksud raamatud kirjutatakse, mida algkesk- ja ülikoolis õpitakse ning õpetatakse. Et masinad purustavad ja hävitavad, kui nad selleks on ehitatud, selle üle ei imesta siis enam keegi. Sest masinaid leides ja ehitades on ka inimene ise masinaks saanud, on masina hinge, kõlbluse ja usu omandanud. Siis on sõda suur rõõmupüha, kuhu rahvas nagu tsirkusesse või ärgade võitlusele kokku voolab. Pane platsile hinnad, ei tea kui kõrged, ikka on publikumi küll. Ainult üks väike kartus võiks maad võtta. Te teate, teadus püüab elu ja ka hinge mehaaniliselt seletada. Ning kes võiks selle vastu midagi öelda? Ehk on elu tõepoolest ainult mehaanika, tehnika. Aga siis võime ehk lõpuks nii täieliku masina leida, millele elu, hing sisse tuleb. See oleks Beelzebub, kelle meie ise välja kutsunud ja kelle taltsutamiseks meil puudub jõud. Meie eneste valmistatud masinad oleksid meist vägevamad. Seda tõendavad juba praegusedki masinad nii hästi tööstuses kui ka sõjas. Ja meie asemel hakkaksid nemad ilma üle valitsema. Masinad kirjutaksid seadusi, jutlustaksid uut usku, kõlblust ja looksid uut kunsti. Masinad palvetaksid, masinad kahetseksid pattu, masinad saaksid õndsaks. Masinad hakkavad altkäemaksu võtma. Ja kui elanikult küllalt ei maksta ei jõua, siis panevad masinad tarbeainete vedamise seisma ning inimesed, kes masinad teinud ja need üleval peavad, nälgivad. Aga ükski ei pane seda imeks. Neil sinatsil päevil ja nii mõnigi näitab uhkusega masinate peale öeldes, vaadake, seda oleme kõik meie teinud, see on meie kätetöö. Päikese ja kuu asemel kummardatakse tahmaseid masinaid. Siis on tõsine uus ajajärk, sest siis ei otsitaks enam ei elus, ei kunstis ega usus inimest, vaid ainult masinat. Teadus ja kirjandus tähendavad siis kiirpressi, rotatsiooni. Sünnitamisvalud püütakse siis masinate ratastele veeretada ja nii mõnigi mees murrab tõeliselt pealt, kuidas inimese masinat leida, sest lapsetoa hais on naistele hirmus. Inimene oleks siis väike, pisitilluke pärisori,
kes kuulaks ainult masinata sõna maal ja merel, maa ja vee all ning üleval õhus. Ärge naerge. See kõik seisab kusagil ettekuulutatuna. See ongi silmapilk, kus tõsine antikristus ilmub, kelle otsa eest loete masin. Antikristuse ilmumises pole vähimatki kahtlust, ainult võib-olla hävitab masin enne inimese ühes tema kultuuriga. Kui inimene niisuguse masina leiab, millele elav hing sisse tuleb. Anton Hansen, Tammsaare, aastal 1915.